Tšauki tšauki olid Kuutaro kanali vaatajad, kahjuks siis peab tõdema, et 1000 laiki või pöidla nuppu siis eelmisel videol täis ei tulnud ja lähme see nädal siis jällegi ikka 3 kaardiga videoga edasi. Muidugi, kuna mul natukene on kahju ja olen tänulik ikkagi nendele inimestele, kes seda pöidla nuppu vajutasid, kuskil 750 inimest seal oli, siis tänu teile võtan tänases lugemises lisakaardi ka. Olen siis pannud Kuutaro ja Hingetaro kaardipaki kokku ja saab siis iga tähtkuju siit ka ühe lisakaardi. Ja kui siis tuleb 1000 laiki sellel videol kokku, siis järgmine nädal teeme 6 kaardiga, kui mitte, siis teeme ikkagi 3 edasi. Aga vaatame, mis on siis lähitulevik toomas kõigile 12 tähtkujule. Tšauki tšau kõikidele jääradele, kindlasti visake videole pöidla nuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, siis liituge peregrupiga ning muidugi võite alati mind jälgida Instagramis. Ning vaatame siis üle, mis siin jäärale lähitulevikus on tulemas. Mis on lähitulevikus tulemas jäärale? Mis on lähitulevikus tulemas jäärale? Mis on lähitulevikus tulemas jäärale? Ja ei taha neid kaarte siin väga hästi anda. Õnneks meil on ainult üks kaart veel võtta. Ja hopsti välja ta tuligi. Muidugi nüüd 2 kaarti tagurpidi. Esimese kaardina kohe tuli õiget pidi siis jäära jaoks välja kohtukaart. Ja kohtukaart räägib mingitest tegelikest tõdedest. See on siuke avastuste ja selguste kaart. Midagi võib nagu välja tulla, midagi võite teada saada. Igal juhul tähendab see siukest selgust. Ja kohtukaart on selles mõttes ka nagu hästi hea kaart, et kohtukaart ütleb, et tänu mingile selgusele või tänu mingitele tõdedele saab siis inimene lahti lasta mingitest negatiivsetest mineviku energiatest. Et ma ei tea, kas te avastate siin ise midagi või tuleb lihtsalt kuidagi midagi välja. See võib olla ka siuke hästi suur eneseavastuse kaart, sest siin on hästi tugev siuke spirituaalse ärkamise energia. Nüüd teise kaardina, ja kohe teise kaardina on jääradel tulnud siin välja ka mõõkade äss. Ehk siis tuleb seda selgust juurde, sest mõõkade äss on just siuke illusioonidest vabanemise kaart ja selguste ja lahenduste kaart. Muidugi, mõõkade äss on siuke ka hea, mõõgad on mentaalsed energiad ja suhtlusenergiad, et mingid suhtlusalased asjad võivad kindlasti areneda. Samas jällegi on siin nagu see, et mõõkade äss tähendab tihti siukseid võidukaid või edukaid siis uusi algusi. Et kui te olete mõelnud siin mingi uue asjaga alustada või proovida, siis kindlasti ma vähemalt soovitaks proovida, sest mõõkade äss võib just öelda seda, et mingid asjad võivad siis jäära jaoks hästi kiiresti hakata arenema, aga need on mingid siuksed uued asjad, võib-olla ka mingid uued suhted, ma ei kujuta ette. Igal juhul väga hea nagu just selguste ja lahenduste siuke nagu energia ja tõesti mõõkade äss siis aitab ka vabaneda mingitest illusioonidest. Ja kolmanda kaardina on siin 4. mõõk ehk siis mõõkade 4 ja 2 mõõka juba, eks ju, et tõesti siin võib siin mingi suhtlusenergia olla. Muidugi mõõkade 4 on natukene siuke ärevuse või hirmude nagu kaart ja ta võib rääkida siuksest ma ei tea olukorrast, kus keegi peaks võib-olla natukene aja maha võtma või pigem aega pühendama rohkem ise endale. Et see mõnikord võib tähendada seda, et te jäärad olete võib-olla liiga palju teistel inimestel enda energiat nagu välja andnud ja olete ennast jätnud nagu puudusesse. Et sellisel juhul see kaart kindlasti ütleb, et võtke rohkem seda aega enda jaoks ja tehke ka asju enda järgi, mitte ärge tehke kogu aeg teiste järgi asju või teiste taktikepi järgi nii-öelda. Ja mõnikord võib ta tähendada lihtsalt ka nagu puhkamist. Et aja maha võtmine võib ka olla see, et võtke aeg maha ja puhake natukene rohkem. Et mentaalselt võite olla väsinud, võib siin ka olla, nagu ma ütlesin, midagi seoses suhtlemisega. Ja vaatame, mis see viimane lisakaart siis jääral on siit, kas tuleb Hingetaro või tuleb Kuutaro, aga tuleb hoopis Hingetaro kaardipakist. Ja tuleb siuke vabaduse kaart ja vabaduse kaardi peal on siis kirjas, et teil on endal olemas see võime luua endale siis selline vaba ja õnnelik keskkond. Ehk siis manifesteerige suurelt, kindlasti tegutsege enda eesmärkide poole ja siin on palju juttu sellest nagu uuest algusest ja mingid asjad võivad tuua siin päevavalguse teie ellu ja läbi selle võib siin hakata tõesti uus teekond ja selles mõttes see mõõkade äss on väga hea, et edukad, võidukad uued algused.
jäärad. See oli siis selleks korraks teie lugemine, kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida ka Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšauki tšau kõikidele sõnnidele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida ka Instagramis. Ning vaatame siis üle, mis on siin sõnnile tulemas lähitulevikus. Mis on tulemas sõnnile lähitulevikus? Opa, väga head energiat on vist tänases lugemises tulemas. Ja mis on siit sõnnile veel? Mis tuleb siit? Ai, natukene nüüd sõnusin ära. Tuli siin üks natukene negatiivsem kaart ka. Aga kohe esimese kaardina lendas nägu õiget pidi lauale sõnnide jaoks müntide äss. Ja müntide äss tähendab sükest ülimat nagu küllust, viljakust, rasedust. Võib olla väga hea süke nagu töö või rahaenergia. Võib ka tähendada mingeid üllatusi, kingitusi. Samas see on süke hästi suur nagu soovide või unistuste täitumise kaart. Ehk siis igal juhul tasub siin nii-öelda manifesteerida ja tegutseda siis enda olukordades ja võivad tulla siis mingid külluslikud arengud või materiaalsed arengud. Et väga hea rahaenergia, aga samas see külluse energia on ka nagu armastuse energia, eks ju. Muidugi nüüd teise kaardina on siin sõnnidel kahjuks väljas mõõkade 3. Ja mõõkade 3 ei ole just kõige parem kaart, et suhtes olevatele inimestele võib ta tähendada mingeid kolmandaid osapooli suhetes või siis segavaid faktoreid. Ja see on siis ükskõik millistes suhetes, on need töösuhted, sõprussuhted või armastussuhted. Et mingi üks suhe võib mingit teist suhet siin segada, suhtes olevatele inimestele võib ka tähendada see seda, et keegi üritab tulla nagu mingi suhte vahele, et igal juhul natukene peaks nagu ettevaatlik olema, et see on siuke südamevalu nagu kaart. Muidugi jällegi võib see rääkida siis kellegi puhul mingist mineviku olukorrast või suhtest või mingist sellisest asjast. Et tasub silmad lahti hoida, tasub enda intuitsiooni usaldada, et kui tunnete, et keegi üritab teile mingit pudi silma ajada, siis tõenäoliselt see nii ka on. Aga muidugi kolmanda kaardina on sõnni jaoks välja tulnud maagikaart. Ja maagikaart näitab nüüd ülimat sükest spirituaalset võimekust, sest maagikaart põhimõtteliselt ütleb seda, et teis endis on kõik olemas selle jaoks, et te saaksite olla edukas ja võidukas. Et põhimõtteliselt on vaja siin jälgida neid etappe, et maagikaardiga hästi tähtis on suhtlus, hästi tähtis on tegutsemine, hästi tähtis on manifesteerimine, et ütlete välja, mille te saavutate, ütlete välja, millest te vabanete. Ja muidugi kõige tähtsam on siis usk ja just usk iseendasse ja enda võimalustesse. Et kui te ise usute, et teie jaoks on asjad võimalikud ja kui te tegutsete ja suhtlete nende olukordade nimel, siis peaks ka teil mingid arengud siin toimuma. Ja kindlasti see võib olla ka mingi spirituaalne või mentaalne areng siis selle maagikaardiga, sest tõesti palju sükest spirituaalenergiat on. Ja vaatame, mis on nüüd sõnnidele lisakaart. Mis on sõnnide lisakaart? Ja tuleb see hingetaro kaart, ei tulnud kuukaart ja põhimõtteliselt tuleb siuke tasakaalukaart ja tasakaalukaart tegelikult räägib harmoonilisest elust ja samas see kaart siis ütleb, et te saate enda ellu justkui kutsuda siukse harmoonilise ja tasakaaluka energia ja samas peaksite siis tegema seda ilma teisi hukka mõistmata. Et see on võib-olla siis siuke arusaamiste kaart või mingis mõttes ka võib-olla kellegi jaoks siuke kompromisside kaart, et siin võimalusi on palju, aga tegelikult üldplaanis energia on väga hea, et natukene ainult siin see mõõkade 3 on selline nii ja naa, eks ju, et ma ei tea, mida see kellegi jaoks täpselt tähendab, aga võib-olla see tähendabki seda, et ka mingite kõrvaliste suhetega või asjadega siis võib-olla mingite segavate faktoritega, et te peate enda suhete vahel looma seda nagu tasakaalu, et võib-olla siis töösuhted, romantilised suhted ja sõprussidemed, et võib-olla on see, et te liiga palju panustate ühte ja teistesse ei panusta üldse, et võib-olla just siin seda üritab see kaart siis öelda, et on vaja luua igasugustes suhetes nagu tasakaal ja harmoonia. Sõnid. See oli siis selleks korraks teie lugemine, kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida mind ka Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas.
Tšauki kõikidele kaksikutele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida ka Instagramis. Ning vaatame siis üle, mis siin kaksikule on tulemas lähitulevikus. Ja kui esimese 2 tähtkujuga läks aega, et neid 3 kaarti kätte saada, siis kaksik tahtis need anda mulle päris kiiresti. Esimese kaardina on kaksikutel kohe siin väljas tähekaart, suur arkaan number 17 ja tähekaart on nüüd meeletult suur siuke nagu potentsiaali, arengute ja võimaluste kaart. Et ta kindlasti räägib ka universumi toetamisest ja siuksest nagu kaitsest, aga see kaart ütleb põhimõtteliselt seda, et mida külvad, seda lõikad või kui sa paned aega, energiat mingitesse olukordadesse, siis nendes olukordades näed sa ka arenguid. Ja täht või staar, eks ju, see on natukene siuke kuulsuse või tuntuse energia ka. Et ma ei tea, millega te kaksikud siin tegelete, aga midagi võib siin olla seotud siis mingi kuulsuse või tuntusega. Igal juhul väga hea võimalus kindlasti teil areneda siis. Teise kaardina on kaksikutel siin väljas muidugi mõõkade 4. Mõõkade 4 on natukene siuke ärevuse või stressi kaart. Enamjaolt ta räägib siis nagu puhkamisest või natukene aja maha võtmisest, et võib-olla te olete siin liiga palju jooksuse ja ei anna endal aega siis nagu puhata, võib-olla eriti siis mentaalselt, kuna mõõgad on siis mentaalsed ja sellised suhtluse kaardid, vabandust. Et mingis mõttes võivad ka mingid suhtlused siin teid väsitada, et mõõkade 4 mõnikord võib ka öelda seda, et olete liiga palju teistele inimestele nagu enda energiat välja andnud ja võib-olla tänu sellele siis olete ka ennast ära väsitanud. Et natukene võtke aega rohkem endale ja pühendage aega rohkem iseendale, et läbi selle te võib-olla saate siin vabaneda ka mingist minevikus olevast mingist hirmust või negatiivsest mentaalsest energiast. Küll aga 3. kaardina on siin tulnud välja ka kaarik, ehk siis 3 kaardist 2 on suure arkaani kaardid ja kaarik on siis väga siuke enesekindel, võidukas kaart. Kindlasti tähendab ta kellegi jaoks mingid suuremaid saavutusi, aga kaariku kaart, kuna ta on hästi nagu enesekindel kaart, siis tegelikult see kaart ütlebki seda, et usaldage rohkem iseennast, enda sisetunnet ja tegutsegegi siis selle järgi, et mõnikord kaariku kaart negatiivse poole pealt võib tähendada seda, et keegi meelega üritab teile nagu halba nõu anda või teid enda teekonnalt nagu kõrvale tõmmata või midagi sellist. Aga siis see kaart ütlebki, et kui te võtate vastu mingi otsuse või teete ära valiku, minge kindlalt sellel suunal edasi, et ärge laske kõrvalistel inimestel liigselt ennast mõjutada. Et põhimõtteliselt ärge pange liigselt palju seda müra tähele, sest kaarik ütleb, et te olete siin mingis olukorras väga edukas. Ja kaarik võib tähendada ka tegelikult kahe vahel olekut või mingi otsuse või valiku ära tegemist. Ja kui te teete siis õige valiku, siis tundub, et on võimalik liikuda meeletult kõrgele. Ja vaatame, mis on siis see lisakaart kaksikule. Ja tuleb esimest korda kuukaart, Jäärale ja Sõnnile tulid hingetaru kaardid sellest pakist, aga vau. Ja väga ilus täiskuu kaksikus kaart tuleb, ehk siis kaksikute enda kaart tuleb siin lauale ja see kaart ütleb siis seda, et mingid vastused on teie poole tulemas. Et ma ei tea, mis küsimustele siin kaksikud täpselt vastuseid ootavad, aga igal juhul see kaart ütleb, et mingid vastused ja lahendused on teie poole tulemas, et kindlasti kui te olete nagu muretsenud, siis ei tasu liigselt üle muretseda, sest peagi on lahendus teie jaoks käes. Kaksikud. See oli siis selleks korraks teie lugemine, kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgidagi Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšauki kõikidele vähkidele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgidagi Instagramis. Ja vaatame siis üle, mis on siin lähitulevikus vähipoole tulekul. Mis on lähitulevikus tulemas vähipoole ja kas siit lendas 2 kaarti või 3? 3 kaarti täitsa lendaski kohe niimoodi korraga välja, mis sobib mulle väga hästi ja hakkame neid kaarte siis järjest võtma. Esimese kaardina on siin kõige peal vähi jaoks väljas sauade 10. 10 on siis alati sellised kaardid, mis lõpetavad ära vanu, võib-olla mitte nii edukaid tsükleid ja alustavad siis uusi ja palju edukamaid nagu tsükleid. Et see on natukene siuke
raske tsüklikaart, et ta räägib raske koorma kandmisest ja liigsetest muredest või liigsetest kohustusest. Noh, sauadega, eks ju, aktiivsus, loovus, kirglikkus, et võib ka tähendada seda, et kellelgi oli siin aktiivsuse, loovuse või kirega siis eelmisel tsüklil ka mingeid probleeme, aga samas sauade 10 peaks siis ütlema nagu seda, et algab teie jaoks uus nagu murevabam tsükkel või te vabanete mingist murest või koormast. Et selles mõttes hästi positiivne ja nüüd muidugi teise kaardina on siin kohe väljas vähi jaoks ka tähekaart. Ja tähekaart on nüüd meeletult suur siuke nagu potentsiaali arengute kaart. Kindlasti räägib ta universumi pooldamisest ja siuksest nagu kaitsevõimest ja igal juhul peaks see tähendama, et teie poole tulevad uued võimalused, uued valikud, uued inimesed, kuna see on siuke täht, staar, eks ju, mis tähendab siis ka natukene siukest kuulsust või tuntust, siis ma ei tea, millega te vähid tegelete, aga keegi võib siin millegiga kuulsaks või tuntuks saada. Igal juhul see on siuke, mida külvad, seda lõikad kaart, et tähekaart alati ütleb, et kui sa paned aega ja energiat mingitesse olukordadesse, siis nendest olukordadest sa saad ka positiivseid tulemusi. Ehk siis igal juhul tasub tegutseda edasi, sest kellelgi võib siin tulla mingi meeletult suur areng. Nüüd aga kolmanda kaardina on vähi jaoks välja anda rippuv mees või poodu. See kaart võib tähendada nüüd natukene siukseid segaseid tundeid või emotsioone. Mõnikord ta võib ka öelda seda, et toimub korraga nagu palju asju samal ajal või on nagu palju müra kellegi ümber, eks ju. Samas see kaart ütleb nagu, et ärge pange seda liigselt nagu tähele või ärge laske liigselt sellest ennast häirida. Et üritage jääda nagu rahulikuks ja tegelikult see kaart ka ütleb, et kui te tunnete ennast nagu siis kuidagi närvilisena või kurvana või kurjana, et siis või siis nii-öelda emotsionaalsena, et siis kindlasti ei ole õige aeg vastu võtmaks mingeid olulisi või tähtsaid otsuseid. Et pigem tasub nagu maha rahuneda ja siis alles need otsused vastu võtta. Ehk igal juhul see rippuv mees või poodu soovitab siin vähkidele mitte liigselt palju nagu kiirustada mingite valikute tegemisel. Ja vaatame, mis on siin nüüd selle lõpu lisakaardina vähkidele tulemas. Mis on veel siin vähkidele tulemas? Mis on tulemas, hoidsid nendest 3 kaarti korraga, ärme neid võtma hakka, ootan ühte kaarti, üks lõpukaart ja ei taha kuidagi tulla ja hea küll, paneme need tagasi ja võtame siit siis, paneme need pealmised pakki tagasi ja jätame selle kõige esimesena, mis välja kukkus. Ja tuleb läbikukkumise kaart. Aga läbikukkumise kaart, vähid, ei tähenda kindlasti seda, et te olete nagu läbi kukkunud, vaid tegelikult see kaart siis ütlebki nagu seda, et tuleb lihtsalt õppida enda mineviku vigadest ja iga viga, mis me elus teeme, on võimalus siis nii-öelda õppida ja areneda. Ehk siis väga võimalik, et teil on vaja ka siin see mineviku või eelneva tsükli siis need mured või koormad endas korra läbi lasta, kus midagi valesti läks ja edaspidi siis üritage samasuguseid vigu vältida ja noh, kuna siin see tähekaart ikkagi on väljas, siis ma eeldaks, et mingid hästi positiivsed arengud teie poole tulekul on. Vähid, see oli siis selleks korraks teie lugemine, kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgidagi Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele lõvidele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgidagi Instagramis. Ning vaatame siis üle, mis siin lõvidele on lähitulevikus tulemas. Mis on lõvide poole tulemas lähitulevikus? Mis on lõvide poole tulemas lähitulevikus? Kui üks kaart lõpetuseks võtta, üks kaart lõvile lõpetuseks. Mis on tulemas lõvile? Ohoo! Ja natukene vihaselt tahtis siia paki vahele kinni jääda see. Aga tuli ta teise kaardina siia laua peale võtta, õiget pidine teistpidi kaart, siis muidugi alustame lõvide jaoks sauade 7-ga. Sauade 7 on kindlasti siuke enda põhimõtete eest seismise kaart või endale kindlaks jäämise kaart. Sauad on aktiivsed, loovad, kirglikud. Kindlasti see kaart tähendab siukest enesekindlat tegutsemist ja sauade 7 siis ütlebki, et tegutsege kindlalt enda sisetunde järgi. Negatiivse poole pealt ta natukene võib tähendada seda, et keegi võib üritada meelega nagu halba nõu anda või üritada teid enda teelt nagu kõrvale tõmmata. Aga peate siis jääma endale kindlaks ja kui võtate vastu mingi otsuse või teete ära valiku, siis liikuge kindlalt selles suunas edasi, sest see peaks tooma siin teie olukorras selle edukuse. Nüüd muidugi teise kaardina
on kohe siin väljas siis sauade 2 ehk siis 2 saua järjest. Nii et kindlasti lõvidel siuksed aktiivsed, loovad ja kirglikud energiat siin on. Muidugi sauade 2 on siuke valiku ära tegemise kaart. Ma ei tea siis, mis valik see teie jaoks täpselt võib olla. Kindlasti on see aktiivsusega siuke nagu reisimise, kolimise võimalus ka olemas. Võib tähendada pikemat vahemaad või mingit netisuhtlust, aga justkui siis ma ei tea, kas te ise või keegi teine võtab siin vastu mingi otsuse, võtab siin vastu mingi otsuse või teeb ära nagu valiku ja noh, selles mõttes, et sauade energia, teine sau juba järjest, et ma ei tea siis, kas see tõesti on äkki mingi liikumisega ka seotud, et see ei pea nagu olema reisimine või kolimine ka, et see võib olla siuke nagu asukoha muutmine, et võib-olla siis, kui te muudate nagu mingit teatud asukohta, siis võivad mingid muutused teie ellu tulla, et see ei pea ka tähendama seda, et te peate kuhugi teise riiki minema, et see võib ka tähendada seda, et te lähete kuhugi teise linna või mis iganes. Ja nüüd 3. kaardina on lõvide jaoks väljas ülempreestrinna. Ja ülempreestrinna on nüüd hästi võimekas siuke spirituaalenergia kaart. Ta tähendab kindlasti intuitsiooni, see on siuke hästi suur eneseavastuste kaart. Muidugi võib see tähendada spirituaalseid võimeid, et keegi võib ka avastada siin endas mingid spirituaalsed võimeid või hakata tajuma siis inimesi paremini, et tajute selle ära, kui inimesed on teiega siirad või tajute selle ära, kui inimesed teile nagu üritavad mingit puru silma ajada. Et ma ei tea, midagi te saate siin teada või midagi te avastate, tõesti võib olla see eneseavastuse kaart, siin võib midagi olla seotud ka taroga, võib-olla te olete tarolugeja, võib-olla siis olete seotud mingi taro lugemisega, võib-olla resoneeruvad taro lugemised hästi, et mingi salapära ja müstika siin on, et väga võimalik, et saate ka teada mingi saladuse. Aga samas see kaart siis võib ka ise öelda, et mingis olukorras peate rohkem enda kavalust ära kasutama. Ja vaatame siis, mis see lisakaart siin lõvidele tuleb. Mis on see lisakaart, mis siin lõvidele tuleb? Ja hopsti, väga huvitav ja tuleb siis ainukene siuke kurikaart sellest kuutaro pakist. Seal ainult üks siuke natukene kurikaart on. Muidugi ta alati ei pea olema siuke kurikaart, aga see kaart siis ütleb, et sellest olukorrast ei tule siis justkui mitte midagi. Et ma ei tea, mis olukord see täpselt on, et võib tähendada seda, et olete praegu mingis keerulises olukorras, eks ju, ja sellisel juhul see kaart ütleb, et ei ole vaja karta, et selles olukorras ei juhtu midagi halba. Samas jällegi teistpidi, kui te olete nagu liiga lootusrikas, siis võib mõnikord see kaart öelda, et ärge liiga lootusrikas olge, et sellest olukorrast ei pruugi tulla mitte midagi, eks ju. Et võimalusi siin on, aga millegile ta nagu viitab ja võib-olla need ongi just siis need asjad, mida te peate ise endas avastama selle ülempreestrinna kaardiga. Samas nagu ma alguses kohe ütlesin, sauade 7 ütles seda ära, et tuleb tegutseda ja tuleb ise ennast nagu usaldada. Ja kui võtate mingi kindla sihi, teete ära mingi otsuse või valiku, siis liikuge ikka kindlalt selles suunas edasi. Lõvid, see oli siis selleks korraks teie lugemine. Kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele neitsidele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Ning vaatame siis üle, mis neitsidele on tulemas lähitulevikus. Mis on tulemas neitside poole lähitulevikus? Mis on tulemas neitside poole lähitulevikus? Ja tundub, et neitsid on siin natukene kitsid, ei taha liiga kiirelt neid kaarte mulle anda, aga nüüd kuidagi vägisi pressisin välja, eks ju. Nii. Ja mis meil siis siin on? Üks kaart on tagurpidi, selle jätame viimaseks. Kõige üleval on siin väljas mõõkade 8. Neitsid mõõkade 8 on natukene siuke ülemõtlemise kaart, hästi tugev mentaalne energia. Ta võib rääkida koha peal seismisest, et see on mõnikord siuke kaart, mis ütleb, et te liigselt palju ootate, et keegi teine teie eest midagi ära teeks. Aga see kaart põhimõtteliselt ütleb seda, et võtke side silme eest ära ja hakake ise tegutsema, et mitte miski peale teie enda ei hoia teid tagasi. Et see võib olla seotud mingite mineviku olukordade või hirmudega, aga põhimõtteliselt see kaart ütleb seda, et ei ole vaja siin liigselt karta, et keegi mõtleb seda olukorda keerulisemaks, kui see tegelikult on. Ma ei tea, kas see on nüüd kellegi teie energia või teie olukorraga seotud inimese energiaga, aga kahjuks siuke natukene piirangutega mentaalne energia siin on.
keegi võib ka olla siin mingite illusioonide vangis, eks ju. Ja nüüd huvitav ongi see, et teise kaardina tuleb neitsidele välja siis maagikaart. Ja maagikaart, negatiivse poole pealt ta võib tähendada natukene niisugust musta maagiat, eks ju, et keegi võibki üritada siin teile mingeid negatiivseid mõtteid pähe panna või hirme tekitada, et ei julgeks tegutseda, eks ju. Et selle peale tuleb ka alati mõelda, aga samas maagikaart põhimõtteliselt positiivse poole pealt ikkagi ütleb seda, et teis endis on kõik olemas selle jaoks, et te saaksite olla võidukas ja edukas. Ja maagikaardiga on hästi tähtsad siis need etapid. 4 etappi, et kõigepealt kindlasti on vaja tegutseda, kindlasti on vaja suhelda, samas on vaja manifesteerida, öelda välja, mille te saavutate ja öelda välja, millest te vabanete. Ning 4. või isegi kõige tähtsam energia on siin see usk ja usk iseendasse ja enda võimalustesse. Et kui te ise usute, siis tegelikult see kaart ütleb, et te suudate luua endale mingi palju parema ja edukama nagu keskkonna. Aga kui te ise ei usu, siis ongi see koha peal kinniseismise energia, et te tõmbate seda negatiivset energiat mingite mineviku olukordadega seoses ja mõtlete, et võib-olla kõik järgnevad olukorrad on ka halvad. Et niimoodi kindlasti ei tohiks mõelda, et alati tuleks siis loota, et tulevad paremad sündmused ja olukorrad ja läbi selle te manifesteeritigi siis seda positiivset energiat. Nüüd 3. kaardina, kolmanda kaardina tuleb neitsidele välja siit ka karikate 8. Ja huvitav, et nüüd meil on 2 number 8 siin selle maagi vahel. Et number 8 või siis 88 võib kellegile ka midagi tähendada, võib-olla on elude number 8, võib-olla olete sündinud 88. aastal, võib-olla 2008. aastal. Et ma ei tea, mis see siin täpselt kellegi jaoks on, eks ju, see numbrivärk, aga samas karikate 8 räägib siis alati nagu elu mõtte või unistuse poole liikumisest. Aga karikate 8 ütleb ka, et selle jaoks, et keegi saaks siin liikuda mingi elu mõtte või unistuse poole, selle jaoks on vaja midagi negatiivset jätta nagu minevikku. See võib olla toksiline side või suhe, see võib olla halb harjumus, sõltuvus, võib olla negatiivne mõtteviis. Eriti selle mõõkade 8-ga, sest mõõkade 8 on siuke hästi suur ülemõtlemise energia, et keegi võib siingi olla mingites negatiivsetes mõtetes kinni või siis tõesti ka mineviku hirmudes. Ja karikate 8 siis ütlebki seda, et kindlasti te peate sellest negatiivsest energiast vabanema ja hakkama positiivselt suhtuma, sest tänu sellele saate te hakata liikuma siis enda elu mõtte või eesmärgi poole. Ja vaatame, mis on siis viimane lisakaart neitsile. Ja väga kiiresti hüppas siit kaart välja. Ja tuleb selline kaart, mis ütleb, et midagi ei ole raiutud kivisse, ehk siis midagi ei ole veel kindel. Et ma ei tea, ükskõik mis olukorras te siis olete, et kindlasti ei tasu liiga palju mingites olukordades lootma hakata, aga kui te olete natukene sellises kehvemas olukorras, siis pigem on see, et ei tasu ka arvata seda, et läheb nüüd asi kõige hullemini, et see kaart ütlebki seda, et miski ei ole veel kindel. Ja kui siin üldse mingi feeling või tunne mul on, siis pigem ongi see tunne, et keegi mõtleb siin olukorras nagu liigselt üle või hoiab ise ennast tagasi ja tänu sellele ei saagi arengut toimuda. Et pigem üritage siis lahti lasta negatiivsest ja kutsuge ligi rohkem positiivset. Neitsid, see oli siis selleks korraks teie lugemine. Kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida mind ka Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele kaaludele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida mind ka Instagramis. Ja vaatame siis üle, mis on siin kaalude poole tulemas lähitulevikus. Mis on kaalude poole tulemas lähitulevikus? Kaalud, mis on tulemas lähitulevikus? Kaaludele, mis on tulemas lähitulevikus? Ja üks lõpukaart. Ja olemas need on, selleks tagurpidi jätame viimaseks, see oli teisena ja esimesena lendasid kaamerapildist välja sauade kuningas. Ja huvitav, sauade kuninga energia on väga karismaatiline, väga enesekindel, see on siuke aktiivse, loova ja kirgliku inimese energia. Sauad võivad tähendada nüüd muidugi tugevat mingit seksuaalenergiat, võivad tähendada sportlikkust, võivad tähendada head välimust. Tegemist on nüüd meesenergia kaardiga, samas meesenergiat võib siin olla nii meesterahval kui naisterahval. Ehk emba kumba, kui tunnete ennast selles energias ära, võib see olla teie energia. Kui ei tunne ära, siis tähendab see seda, et te võite veel saavutada selle energia. Ja kindlasti, kui te ei tunne ära, siis võib ka see tähendada mingit uue austaja nagu energiat. Aga kindlasti paljude jaoks see võib olla
sihuke nagu partneri või lähedase isiku energiakaart ka. aga kui see on sihuke austaja või partneri energia, siis see peaks olema sihuke kütkestav, kirglik austaja. et energia on väga võimekas ja hästi enesekindel. Nüüd teise kaardina on kaalude jaoks väljas siin müntide 8. ja müntide 8 on ülimalt hea tegelikult sihuke nagu arengute kaart või ta räägib millegi nagu ülesehitamisest, et ta võib olla ka iseenesega mingi arengu tegemine, ta võib olla, ma ei tea, sihuke õppimise, treenimise, harjutamise kaart. muidugi tööalastes olukordades ka väga hea on müntide 8, et mündid ikkagi on rahakaardid, aga müntide 8 on natukene võib-olla sihuke aeglane kaart. ehk see kaart siis kindlasti ütleb, et teil peab olema piisavalt kannatlikkust, et tehke tööd edasi. kui te panete aega ja energiat mingitesse olukordadesse, siis see kaart ütleb, et nendes olukordades tegelikult te peaksite ka nägema mingeid positiivseid tulemusi või lahendusi. lihtsalt ongi see, et need asjad võivad natukene rohkem aega võtta, kui te ise võib-olla sooviksite, aga igal juhul see kaart ütleb, et arengud on teie jaoks toimumas. Nüüd viimase kaardina siia esimesse ritta on kaaludele tulnud välja ka mõõdukuse kaart. ja mõõdukuse kaart on selles mõttes hästi tore kaart, et mõõdukuse kaart põhimõtteliselt ütleb seda, et kõike võib, aga kõike võib mõõdukuse piires. ehk siis võib-olla te olete siin mingite asjadega nagu üle piiri läinud, samas ei pruugi seda üldse olla, sest tegemist on hästi positiivse kaardiga ja ta räägibki hästi tasakaalukast nagu elust, et väga võimalik, et kas te siis olete saavutanud või olete ka peatselt saavutamas sihukest tasakaalukust enda elus. muidugi mõõdukuse kaart on sihuke kaart, mis ütleb, et tuleb tegutseda, et tempo ei ole tähtis selles mõttes või mingis mõttes ikka on tähtis, sest ta ütleb, et tuleb tegutseda ja teiselt poolt ütleb seda, et ei tohi liigselt kiirustada. ehk see on sihuke läbimõeldud otsuste ja valikute kaart, et siin ongi vaja lihtsalt seda, et te piisavalt nagu tegutseksite, et ei seisaks päris koha peal, et piisab sellest, kui te natukene kogu aeg progresseerute edasi ja läbi selle te võitegi siis saavutada sihukese hästi stabiilse ja turvalise keskkonna enda jaoks. ja vaatame, mis on siin lisakaardina tulemas. mis on lisakaart kaaludele ja lisakaart kaaludele on selline kaart, kuutaro kaart, mis siis küsib teilt, et mida on teil vaja vabastada. ja ükskõik, mis see teie jaoks siis on, te ise teate paremini, see võib olla mingi negatiivne võtteviis, mingid hirmud, mingid halvad harjumused, ma ei tea, siin mõõdukuse kaart ka ütles, et keegi võib-olla natukene on millegagi üle piiri läinud ja võib-olla on teil midagi vaja hoopiski enda elust välja visata. see võib olla mingi kütkestav kirglik austaja ka, kellega on võib-olla ainult sihuke füüsilise kontakti mingi suhe või side, et natukene selles auade kuningaga peab ka ettevaatlik olema, et kui see on sihuke uue austaja kaart, siis olge ennem kindlad, et see inimene ei oleks väljas ainult füüsilise kontakti peale. et nagu ma ütlesin, ise teate paremini, kindlasti mõõdukuse kaart ütles, et ei ole vaja liigselt kiirustada, aga tuleb tegutseda ja müntide 8 siis ka ütles, et võtab võib-olla natukene rohkem aega, aga igal juhul, kui te panete aega ja energiat olukordadesse, siis te saate ka positiivseid tulemusi. kaalud, see oli siis selleks korraks teie lugemine. kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga. kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida mind ka Instagramis. oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšauki tšau kõikidele skorpionitele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga. kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati mind jälgida ka Instagramis. ning vaatame siis üle, mis on siin skorpionile tulemas lähitulevikus. mis on tulemas skorpionile lähitulevikus? mis on tulemas skorpionile lähitulevikus? mis on tulemas? ahah, ja üks kaart veel siit pakist skorpionitele ja kas tuleb ühe korraga ära? ja ei taha esimese ringiga tulla, pean ühe ringi veel tegema, et seda ühte kaarti kätte saada. ainult 3 kaarti võtta ja ikka sellega on ka raskusi. ahah, see kaart tuli teisena, paneme selle paki tagasi. ärme neid kaarte lisana võta, aga esimesena või ainukesena õiget pidi laua peal on skorpionitel kohe väljas karikate 10. ja kõik 10 on siis sellised uue tsükli alustamise kaardid, et nad on niisuguse uue ja parema tsükli alustuse kaardid ja lõpetavad ära võib-olla vana mitte nii eduka tsükli.
muidugi see karikate 10 on väga hea head aegade ettekulutuse kaart ja hästi palju sihukest nagu romantilist ja emotsionaalset energiat, et kindlasti see võib olla siis uus sihuke pere või romantika-tsükli kaart. Et kui teil eelmisel tsüklil ei olnud nagu väga palju õnne siis armastuses, romantikas või emotsioonides, siis kindlasti see kaart ütleb, et uuel tsüklil peaks seda teie poole tulema ja tõesti on siin palju siukseid positiivseid emotsioone, on siin harmooniat, on siin tasakaalu ja tegelikult on see ka sihuke päris hea turvatunde kaart. Nüüd teise kaardina on skorpionite jaoks tulnud välja õnneratas. Ja õnnerattaga nüüd skorpionid on hästi tähtis siis mitte jääda koha peale seisma ja tegutseda edasi. Et ei pea meeletult kiirustama, aga oluline on tegutseda edasi, sest õnneratta kaart ütleb nagu mõnikord seda, et kui te jääte liigselt kauaks koha peale seisma või midagi liigselt pikalt ootama, siis võib teid hakata saatma nagu ebaõnn ja võivad mingid olukorrad sootuks nagu ära lõppeda. Samas see kaart ütleb jällegi nagu ka seda, et kui te tegutsete, siis saadab universum teile juurde uusi võimalusi, uusi valikuid ja võib-olla ka uusi inimesi. Et igal juhul siis kindlasti on siin tähtis skorpionite jaoks tegutseda edasi. Kolmanda kaardina on skorpionite jaoks siin väljas mõõkade baas. Ütleme niimoodi, et baasid on siis hästi nagu nooruslikud energiad, et võib ta tähendada kindlasti mingeid uusi huvitavaid ideid, mõõkade puhul, kuna mõõgad on siuksed mentaalsed ja suhtluse kaardid, siis võib ka ta tähendada siin mingit uut suhtlust, muidugi ta võib tähendada ka mingeid hilinevaid uudiseid, võib tähendada ka mingit netisuhtlust, aga muidugi mõõkade baas on siis ka teada-tuntud siuke nagu väljakutsete kaart, et võib see tähendada seda, et võib kellegi suunast tulla siis mingeid uusi väljakutseid uuel tsüklil. Samas väljakutseid mina ütleks, et ei tohiks nagu karta, et tuleks neile julgelt vastu minna, sest läbi väljakutsete saame me alati siis nagu ennast arendada. Ja mingi võimalus siin on olemas ka see, et baasid on siis ka nooremapoolsed siuksed austaja kaardid, et võib siin olla kellelgi ka nooremapoolne austaja, kes nende ellu tuleb sellel uuel pere või romantika tsüklil. Muidugi selles mõttes, et mõõkade baas on natukene siuke proovile panev austaja energiakaart, aga ma ütlen, et see võib ka olla siuke uus väljakutse ja see ei pruugi üldsegi olla halb. Ja vaatame, mis siis viimase kaardina on skorpionile tulemas, lisakaart skorpionile ja tuleb see siis Kuutaro pakist ja mis siin on? Vaja on teha mingeid väikseid kohandusi. Ehk siis mingid väiksed muutused, mingid detailid, võib-olla natukene mingi lähenemine teatud olukorrale, et võib-olla siin ongi see, et võib-olla te kiirustate liigselt tegutsedes, eks ju, selle õnneratta kaardiga, et kiirustada ei ole vaja, et põhiline tähtis on see, et te tegutseksite, aga ikkagi ma soovitan teha siukseid läbimõeldud otsuseid ja valikuid ja võib-olla läbi nende väikeste muudatuste saategi siis nii-öelda vastu minna mingitele uutele väljakutsetele ja ka sellele uuele emotsionaalsele ja romantilisele tsüklile. Skorpionid, see oli siis selleks korraks teie lugemine, kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida ka Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele hamburitele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite jälgida mind ka Instagramis. Ning vaatame siis üle, mis on siin hamburile tulemas lähitulevikus. Mis on hamburitele tulemas lähitulevikus? Mis on hamburitele tulemas siin lähitulevikus? Ja tundub, et hamburid on täna siuke teine tähtkuju, kes on siis väga kitsi, et üle poole paki peab siin läbi segama ja alles nüüd saame esimese kaardi, aga tahtsin öelda, et aga nii kitsid ei ole kui skorpionid, sest skorpionitel oli vaja teist ringi, aga tundub, et hamburitel läheb sama rada. Mingi kokkupuude võib siis ikkagi hamburitel olla siin ka selle skorpioniga, siin mõnikord lugemistes on seda välja tulnud ka, et skorpioni energia on tulnud nagu hamburite tähtkuju üle, et mingid seosed, eks ju. Ja huvitav, esimene kaart, mis siit kohe nägu ülespidi lauale hüppas, on siis hamburite jaoks tornikaart. Tornikaardiga nüüd natukene peab olema ettevaatlik, sest tornikaart tähendab ootamatuid kiireid sündmusi. Ta võib tähendada maailma kokkuvarisemist. Ehk siis mingid asjad võivad siin väga järsku kellegi jaoks nagu lõppeda. Samas, kui te olete ise pigem siukses nagu negatiivses olukorras, siis tegelikult tornikaart võib öelda ka seda, et mingid nagu negatiivsed asjad võivad väga järsku lõppeda ja samas siis teiselt poolt võib see tähendada seda, et väga kiiresti võivad mingid uued olukorrad alata.
Igal juhul väga kiire energia ja ütlen, et igaks juhuks siin hamburid tõesti peate olema valmis siis kiirelt ka tegutsema. Teise kaardina, tuleb siin veel suurt arkaani ja tuleb siit välja ülempreestrinna. Ja ülempreestrinna on siuke nagu tarolugeja energia või hästi siuke müstiline ja salapärane ja spirituaalne. See on kindlasti hästi tugev siuke nagu intuitsioonikaart, mis ütleb, et te peate rohkem iseennast ja enda intuitsiooni usaldama. Võib ka kindlasti tähendada siukest eneseavastust. Et ma ei tea, kas te avastate mingeid võimeid iseendas. Te võite hakata tajuma inimesi nagu paremini, et kui inimesed on teiega siirad või kui üritavad teile mingit häma ajada. Samas, ma ei tea, midagi te võite siin nagu teada ka saada, mingi saladuse. Või siis võib see kaart mõnikord tähendada ka seda, et teil on mingis olukorras vaja enda kavalust ära kasutada. Aga tõesti see kaart pigem ütleb, et usaldage iseennast ja enda sisetunnet siis. Kolmanda kaardina on siin hamburite jaoks väljas müntide 5. Ja võib-olla siis tänastest lugemistest isegi võiks öelda, et kõige siuksem kesisem energia, sellepärast et tornikaart on natukene siuke ettevaatlikkuse kaart ja nüüd viimase kaardina või eelviimasena siis müntide 5. Müntide 5 on siuke pettuste, valede, varguste kaart, hüljatustunde kaart, puudustunde kaart, võib tähendada materiaalseid probleeme. Et kindlasti hamburid, te peate siin rahaasjades olema nagu ettevaatlikud, et keegi ei üritaks teile kotti nii-öelda pähe tõmmata, aga just siin võib-olla ongi hästi tähtis ülempreestrinna energia, et tegelikult teile endale võib-olla sisetunne siis mingites olukordades ütleb nagu ära, et see olukord on natukene kahtlane, ärge minge sellega kaasa või midagi taolist. Et siin võib olla see sellega seoses. Muidugi jällegi müntide 5 võib alati olla siuke ka natukene nagu mineviku energia, et võib-olla minevikus midagi väga järsku lõppes või toimus mingi kiire sündmus, mingi lahkuminek, midagi võis väga kiiresti lõppeda ja võis seal olla siis mingid siuksed kahtlased energiad, mingid valed, saladused, vargused. Samas ma ütlen, et kõige tähtsam, kui te usaldate siin iseennast, siis ma arvan, et see juhatab teid siin mingite õigete lahendusteni. Ja vaatame, mis see lisakaart siin hamburitele ka on, mis on lisakaart hamburitele ja hüppas siit päris kõrgele ja tuli kuukaardi pakk. Ja tegemist on siis ka hamburite enda energiakaardiga, ehk siis kuukaart tegelikult annab siin mingit võimekust juurde ja tegelikult see kuukaart räägib siis sellest, et siin on peal kirjas, et vaadake suuremat pilti. Ehk siis võib-olla ärge olge liigselt kinni väikestes detailides ja üritage näha seda, et kuhu need olukorrad või võimalused teid reaalselt nagu viivad. Et kui te näete seda suuremat pilti, siis tegelikult võib see olukord hoopis teistmoodi teie jaoks laheneda ja nagu ma ütlesin, kõige tähtsam on siin usaldada iseennast ja kindlasti olge siis valmis ka tegutsema, et kui siin toimub kiiresti mingi sündmus, siis vähemalt kui te praegu saate nagu teada, et te peate valmis olema, siis te olete natukene paremini valmistunud selle olukorra jaoks. Hamburid. See oli siis selleks korraks teie lugemine, kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida mind Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele kaljukitsidele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida ka Instagramis. Ja vaatame siis üle, mis on siin kaljukitsele tulemas lähitulevikus. Mis on kaljukitsele tulemas lähitulevikus? Mis on siit tulemas? Mis on tulemas? Ja hopsti. Muidugi siit üks lisakaardina tahtis maailmakaart ka natuke ennast näidata mulle, seega võib-olla mingid uued edukad võimalused, tsüklid, asjad võivad teie jaoks alata, aga hakkame siit võtma nendest kaartidest, mis alguses välja tulid. Esimese kaardina kõige üleval oli siin kaljukitse jaoks väljas sauade rüütel. Rüütlid on nüüd tihti siis sellised austajakaardid. Muidugi nad alati ei pea olema, et kui see näitab mingis mõttes teie enda energiat, siis sauade rüütel tegelikult võib öelda seda, et on vaja teil endal siin natukene kiiremini tegutseda, võib-olla peate rohkem kasutama ära enda loovust või tegema midagi, mida te teete rohkem nagu kirega.
aga kuna see on niisugune ka austajate kaart, eks ju, siis sauade rüütel on hästi kiire kaart ja see võib tähendada seda, et väga järsku võib mingi uus austaja teie ellu tekkida. Nüüd sauade rüütel, eks ju, sauade tugev seksuaalenergia, et sellega peab natukene ettevaatlik olema, et kui mingid uued isikud teie ellu tekivad, et inimesed ei oleks väljas selle füüsilise kontakti peale. Et ta võib tähendada tõesti niisugust kütkestavat kirglikut austajat, aga see seksuaalenergia natukene tekitab niisugust ettevaatlikkust. Samas nüüd teise kaardina on kaljukitsede jaoks tulnud välja karikate kuningas. Ja karikate kuningas räägib nüüd hästi niisugusest eluküpsest inimesest. See on inimene, kes hindab olukordi kaine mõistusega ja selles mõttes, et ta on hästi avatud meelega. Tegemist võib olla siis ka niisuguse suhteliselt emotsionaalse inimesega, aga see inimene peaks oskama ka siis enda emotsioone päris hästi kontrollida. Et väga hea spirituaal ja intuitiivenergia, kindlasti tähendab see kaart mingis mõttes ka niisugust empaatia võimet. Nüüd muidugi tegemist on meesenergia kaardiga. Samas meesenergiat võib olla nii meesterahval kui naisterahval. Kui te tunnete ennast rohkem selles kaardis ära, siis võib see olla teie energia. See kindlasti võib olla niisugune austaja, partneri ja lähedase inimese kaart ka. Aga kui te ei tunne seda energiat üldse ära, siis see võib tähendada seda, et te ise saavutate selle energia peatselt või siis on see ikkagi mingi niisuguse uue austaja energiakaart. Järelikult siis peaks olema niisugune spirituaalne austaja, kes teie ellu võib siis ka tekkida. Aga kolmanda kaardina on kaljukitsele välja tulnud siin müntide äss. Ja kusjuures see on alles mingi 3. äss vist tänases lugemises ja esimesed 2 ässa tulid välja siis jäära ja sõnni tähtkujused põhimõtteliselt kohe kõige alguses. Ja sõnnile tuli ka see müntide äss, et jäärale vist tuli mõõkade äss, et teisi ässasid ei olegi tulnud ja kaljukitsed nüüd 3. tähtkujuna võtavad siit endale selle ässa välja. Muidugi müntide äss ülimalt hea siuke külluse, viljakuse, rikkuse kaart, eks ju, külluse energia muidugi võib ka olla armastuse energia ja viljakuse energia mõnikord võib ka tähendada rasedust, et väga positiivne igal juhul võib siin olla kingitusi, üllatusi, samas tööalastes olukordades see mündid, raha, eks ju, võib tähendada niisugust ametikõrgendust või mingit palgatõusu, et tasub siin unistada suurelt, sest põhimõtteliselt müntide äss tähendab ka niisugust nagu soovide täitumist või unistuste täitumist, et ma ei tea, mida te siin täpselt manifesteerite, aga tõesti tasub siis unistada suurelt ja võib-olla siis tuleb teie poole rohkem, kui te isegi arvata oskate. Et ülimalt külluslik energia ja vaatame, mis see viimane lisakaart siin kaljukitsedel on. Mis on see viimane lisakaart kaljukitsedele? Lisakaart ja tuli siit 2 kaarti ja tegelikult ei taha 2 võtta, paneme alumise kaardi ära ja võtame ainult selle ülemise ja tuleb siin täiskuu lõvis. Ärge laske uhkusel ennast tagasi hoida. Ehk siis ei tasu minna liiga uhkeks, tasub võib-olla natukene ka arvestada rohkem teistega, tasub võib-olla kuulata ja võib-olla ka vähem rääkida, sest kõige targem inimene ruumis ei ole alati see, kes kõige rohkem räägib, vaid tihti on see inimene, kes kõige rohkem kuulab, sest tema saab kõige rohkem informatsiooni endasse omandada. Muidugi see uhkuse värk, eks ju, et ma ei tea, mida see uhkus siin teie jaoks võib nagu tähendada, aga igal juhul see nii on, et ma arvan, et siin kaljukitset te teate ise palju paremini, mis see teie jaoks tähendab. Kokkuvõttes ütleks, et ei ole teil siin ühtegi negatiivset kaarti ja muidugi väga võimekas siis see müntide äss, nii et loodan, et tuleb teile siis hästi palju positiivseid energiaid. Aga see oli siis selleks korraks teie lugemine, kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida ka Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele veevalajatele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati mind jälgida Instagramis. Ning vaatame siis üle, mis on siin veevalajatel tulemas lähitulevikus. Mis on tulemas veevalajatele lähitulevikus? Oi, ja siit lendas natukene palju. Ahah, siin on need pakikaardid, paneme need pakid tagasi ja need üksikud kaardid jätame siin välja. Siis meil ongi täpselt 3 kaarti siin koos. Muidugi 2 kaarti nüüd on tagurpidi, jätame need viimasteks ja ainuke kaart, mis tuli nägu ülespidi, on veevalajale siis kahjuks mõõkade 5. Mõõkade 5 on natukene siuke vaenuliku energiaga kaart, mõõgad ei ole kunagi meeletult positiivsed kaardid,
aga nad võivad tähendada siis mingit suhtlust, muidugi mõõkade viis, ta on natukene sihuke nagu selja taga rääkimise kaart. Et ma ei tea, kas te räägite ise kedagi selja taga või räägib keegi teist selja taga. See võib ka olla sihuke kaart, mis tegelikult räägib sellest, et te mingil hetkel siis enda elus võib-olla siin hiljuti siis minevikus siis eraldusite mingist olukorrast, suhtest. Ja tegelikult teil võib minna palju paremini kui sellel teisel inimesel ja siis see teine inimene võib seda nagu näha ja tänu sellele ta võibki siis natukene üritada teile nagu halba soovida või mingi kuulujutte levitada, et teil võib-olla ei läheks nii hästi. Samas see energia ei peaks teile nagu mitte midagi halba tegema, et soovitan lihtsalt hoida nagu ennast negatiivsetest ja konfliktsetest inimestest ja olukordadest eemal ja üldplaanis ei tohiks seal olla midagi hullu, et eks on ikka neid rumalaid inimesi, kes tahavad teistele nagu halba ja noh, see tavaliselt ongi niimoodi, et kunagi ei taha teile halba inimesed, kellel läheb paremini kui teil, et ikka tahavad inimestele halba need inimesed, kellel ei lähe nii hästi kui teil, eks ju. Aga teise kaardina on siin veevalajatel väljas rippuv mees või poodu ja rippuv mees või poodu võib tähendada natukene segaseid tundeid või emotsioone, et siin võib toimuda palju asju korraga samal ajal ja see võib tekitada siis sihukest nagu meelte segadust ja tegelikult see kaart siis ütleb, et tuleks säilitada rahu ja selge mõistus ehk ärge pange siis liigselt palju tähele seda müra, mis teie ümber nagu toimub ja kui te tunnete ennast kurvana või kurjana või emotsionaalsena, siis see kaart kindlasti ütleb, et ei tohiks teha siis sellel hetkel mingeid olulisi või tähtsaid otsuseid, et see on pigem sihuke läbimõeldud otsuste ja valikute kaart, et kindlasti ärge liigselt mingite otsustega siin kiirustage, et pigem tasub ennem maha rahuneda. Ja kolmanda kaardina on siin veevalajale välja anda müntide kuningas. Ja noh, müntide kuningas on nüüd hästi sihuke stabiilne ja turvaline ja usaldusväärse isiku energia. Kindlasti mündid võivad tähendada head õnne, võivad tähendada head materiaalset järge. Kui te tunnete ennast selles energias ära, veevalajad, siis on see teie energia, muidugi võite te selle energia alles saavutada. Tegemist on meesenergia kaardiga ja samas meesenergiat on meestel ja naistel, et see võib mõlema sugupoole jaoks olla sihuke nagu austaja partneri energiakaart ka. Ja kui te üldse kedagi ei tunne selles energias ära, siis ongi kaks võimalust, et kas te alles saavutate selle energia või see võib siis olla mingi uue inimese kaart, kes teie ellu alles tekib. Aga võib-olla siis selle usaldusväärse ja stabiilsuse ja selle järgi saate nagu aru, mis inimesega siin on tegu ja tegemist võib siis ka olla heal järjel oleva üks austaja kaardiga. Et võimalusi on ja vaatame, mis asi on siis see lisakaart siin veevalajatel, lisakaart veelvalajatele vist ütlesin ja vau, tuleb veevalajate enda kaart Kuutara kaardipakist. Paaril tähtkujul on täna veel tulnud seda enda tähtkuju kaarti ja tegelikult endast rääkides, siis see kaart ütleb ka seda, et näidake maailmale, milline olete tõeline teie. Ehk siis kindlasti tasub jääda nagu iseendaks, et ei ole mõtet siin üritada kedagi nagu järgi teha või siis, ma ei tea, teeselda või midagi sihukest. Et olge teie ise ja võib-olla ma suudan ise ka nagu samastuda, et nende taro videodega, et mina näiteks ei lõika kunagi välja, kui mul videos midagi natukene valesti läheb või ütlen midagi valesti või kokutan või mis iganes. Kui on nii, siis on ja alati ei peagi olema kõik nii puhas, me oleme kõik inimesed ja ma arvan, et kõige lihtsam ongi see, et kui te jääte iseendaks, siis te ei pea kunagi midagi nagu teesklema või valetama või midagi meeles hoidma, kellele te midagi valetate või teesklete. Et lihtne on olla teie ise ja läbi sellega siis inimesed, kellega te tutvute, kui te sobite hästi, siis tähendabki, et te sobite kogu aeg hästi, sest te olete teie ise. Veevalajad. See oli siis selleks korraks teie lugemine. Kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida mind ka Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele kaladele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati mind jälgida ka Instagramis. Ning vaatame siis üle, mis siin kaladele on tulemas lähitulevikus. Mis on siin kaladele tulemas lähitulevikus? Mis on kaladele tulemas lähitulevikus?
Viimase kaardi lükkame pakki tagasi, see oli siin liigne kaart, nagunii tuleb juba üks lisakaart, aga hakkame siit otsast peale minema ja vau, võib-olla kalad, siit tuleb päeva parim lugemine. Sellepärast, et esimese kaardina on teie jaoks kohe väljas müntide 9. Nüüd võib-olla ainukene negatiivne asi müntide 9 puhul on see, et müntide 9 võib olla natukene siuke üksik kaart. Samas siin on see väike oravakene, eks ju, et see võib tähendada mingit netisuhtlust, mingit kutseid, midagi taolist, et see ei ole päris siuke nagu täiesti üksi olev kaart, eks ju. Samas müntide 9 on väga iseseisev kaart, ta on siuke luksusliku või rikkaliku elukaart, kindlasti tööalastes olukordades võib see kaart tähendada arengut ja see kaart ütleb, et te peaksite saama kõigega väga hästi ise hakkama. Siin on ka väga hea siuke nagu loovuse energia. Ma ei tea, ametikõrgendused, palgatõusud, üllatused, kingitused, midagi on siin nagu seoses rahaga, mingid rahaasjad võivad teie jaoks väga hästi hakata nagu arenema, mulle tundub. Muidugi nüüd teise kaardina on kaladel kohe siin väljas ka karikat 9. Ehk siis number 9 või 99 võib siin ka kalade jaoks midagi tähendada. Võib-olla te olete 99. aastal sündinud, võib-olla on elutee number 9, võib-olla olete 9. kuupäeval sündinud. Midagi selle 9-ga on, eks ju. Aga noh, karikate 9 on seksuaalse emotsionaalse rahulolu kaart ja tõesti see kaart räägib ülimalt positiivsetest nagu emotsioonidest. See on isegi siuke natukene ülbelt üleolev positiivne emotsioon. Et see kaart põhimõtteliselt ütleb siis seda, et keegi mingis olukorras saab ennast nagu täielikult rahuldatuna siis tunda või et nagu mingi elusoov või unistus oleks täitunud põhimõtteliselt. Et ükskõik mis olukorras te siis olete, aga võib siis toimuda see, et te saavutate rohkem, kui te ise arvatagi oskate. Et igal juhul hästi palju siis positiivset siukest emotsiooni energiat. Ja noh, mis siin salata, viimase kaardina või eelviimasena on siis ka välja anda päiksekaart. Ja noh, kui see päiksekaart juba välja tuleb, siis ega siin midagi väga halvasti minna ei saa. Ja noh, tegelikult siin ees on ka kaks väga võimekat positiivset kaarti ja päiksekaart tähendab ka siis alati edukust ja võidukust ja saavutusi, eks ju. Ta võib tähendada positiivseid energiaid ükskõik millises olukorras, siis on need mingid sõprussidemed, töösidemed, armastussidemed, kindlasti suhtes olevatele inimestele. Võib ta tähendada nagu mingeid järgmisi etappe, kokkukolimist, abielu, rasedust, eks ju. Et siin on kaks beebit ka pildi peal, et tõesti mingi raseduse energia võib ka olla, aga ülimalt palju siis positiivseid emotsioone ja kindlasti tasub siin nagu tegutseda, sest mingid edukad ja võidukad lahendused on teie poole tulemas. Ja vaatame, mis on siis see viimane lisakaart siin kaladele, mis on siin tulemas lõpetuseks kaladele ja tuleb siin välja siis täiskuu kaksikus kaart, mis ütleb seda, et vastused on teie poole teel. Et kui te ootate siis mingitele küsimustele lahendusi või vastuseid, siis tundub, et te meeletult kaua enam ootama ei pea, sest need on juba teie poole teel. Ja noh, nagu ütlesin ka, et ikka kui siin päiksekaart on väljas ja karikate 9 ka, eks ju, et see emotsionaalne siuke positiivsus pluss siis müntid 9-ga siuke külluslik viljakas positiivsus ja luksuslik elu, et ma hoian siin väga kaladele pöialt, et kõik läheks hästi ja te leiaksite lahendused ja vastused enda küsimustele. Kalad, see oli siis selleks korraks teie lugemine, kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida mind ka Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas.